Tere tulemast kanalile Wild64. Olen siin Facebookist tihtipeale lugenud, et paljud küsivad seal, et kuidas paigaldada siis seda KTM50 süüdet siis selle Võrri mootorile. Et siin tahakski nagu näidata, et kuidas moodi mina seda teen, et mis ma sellest kasutan ja kuidas ma seda teen siis. Et see siis algab nagu ütleme, et sellest süütekinnitusplaadist on ju. Kasutan siis originaalplaati. Sellel originaalplaadil trein maha need kõrgendused. Siis märgin peale süüte jaoks uued kinnituspoldi augud. Ja edasi siis puurin siia augud ära, keermestan ja põhimõtteliselt siis 2-5 poldiga kinnitub see staator siia selle originaalpoldi, selle plaadi külge. Et siia vahele siis tuleb teha veel distantspuksid, mis mul ei ole veel praegu hetkel valmis. Edasi siis plaat, staator ja magnet juba siis läheb otse juba väntvõlli otsa siia. Et ja magnetiga ei ole ka suurt midagi vaja teha, sellepärast et magneti sees on nagu siukene koonus ja selle koonuse peale ta põhimõtteliselt või koonusega tsentreerib siia võlli otsa peal ilusti ära ja jääb siia alla toetuma. Et mingeid lisakiile või siukse asju siin üldiselt nagu tarvis ei ole. Et see magnet nagu püsib siin küllaltki hästi. Nüüd, kuidas saada paika nagu siis süüteajastuse? Et kuidas mina seda teen? On niimoodi, et kui magneti võtab kätte, nüüd ütleme näoga nagu enda poole, et see koonus on siis tahapoole, siis vaatame, et see kiilu osa oleks nagu allpool, on ju. Nüüd võtame siit ülevalt, on ju, selle parempoolse magneti, on ju, ja märgime siia selle magneti otsast, tõmbame siia ühe joone. Niiviisi. Ja teine märk on sisuliselt täpselt nüüd selle mähise keskel. Ehk et siia mähise keskele tuleb ka teha siis märk. Ja süütemoment on täpselt selle koha peal, kus on nüüd need märgid. Ja täpselt nii lihtne ongi see asi. Vot. Edasi muidugi selle plaadiga, kui see plaat juba on treipingis, siis mina lõikan muidugi üle ka siis selle Silmerlingi ava siin, sellepärast et see algselt on siin mingisugune 27,5 või kuskil seal kandis, eks ole. Aga kuna me kasutame 28 mm, mina kasutan 28 mm Silmerlinge, siis seda sinna, ütleme, et seda 50 siin nagu kokku pigistada on liiga palju ja see Simmerling reeglina läheb nagu katki. Et selle jaoks ma trein siis nagu ka siis selle ava kohe siin üle ja Simmerling läheb siia täpselt sisse. Edasi, mis veel peab vaatama nende plaatide juures, on see, et need plaadid on tegelikult kõik erinevad. Et kui me seda plaati hakkame siia mootori külge panema, siis tehases ilmselt on tehtud, ütleme, et see väljaulatuv osa on erineva paksusega ja seda just sellepärast, et siin see väntvõlli laager on nüüd siis sellest tasapinnast nii-öelda natukene sügavamal ja see vahe tuleks siis nagu ära täita. Kui me seda vahet nagu ära ei täida siin, siis väntvõll hakkab siin pesas nagu logisema edasi-tagasi. Aga see ei ole väga tervitatav. Et selle jaoks näiteks mina kasutan siuksi reguleerseibe, et mõõdan ära selle vahe siin, kui suur see on, mõõdan ära selle ja siis selle vahele, ütleme, et panen siis reguleerseibid. Et reguleerseibid on ka tellitud kuskilt AliExpressist ja need on siis mul olemas siin siuksed 5/10, 1/10, 2/10, 3/10, et need on nagu kümnendike tagant, on ju.
et võib-olla leiab ka mingeid sajandiku tagant, aga ütleme, et kui juba kümnendiku piires me saame selle asja nagu paika, siis on oluliselt parem, kui me sinna üldse mitte midagi ei pane. et see on niisugune oluline asi. Vot, aga eelmises videos ma rääkisin küll sellest silindrist ja silindri sellest põlemiskambrist, aga ma ei näidanud, et kuidas see asi nagu siis tegelikult välja hakkab nägema. et aga välja näeb see asi täpselt selline nagu ütleme siis D4, D5 silinder, ainult et siin on siis üks lisaribi rohkem kui D4 või 5. Ja muidugi põlemiskambrid on vahetatavad, on ju, ja nii edasi. Vot siukene video hetkeks, et võib-olla oli kellelegi abiks. Aga näeme järgmine kord.